Ühesõnaga, tere tulemast kuulama Arko Akadeemia järjekordse podcasti. Kinnisvaraturg on kuum. Kuidas pangad sellele vastu peavad? Ja minuga on täna LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht Kätlin Vatsel. Tere, Kätlin. Tere. Kätlin, LHV selle inspiratsiooniseminaril siin juba vist paar nädalat tagasi, paar nädalat tagasi. Sul oli oma esitluses 3 pilti sellest, mida sellesse aastasse nägid. On sul need meeles? Kaks pilti sa mõtled selles alguses? Just 2 pilti. Ja mulle nii meeldib nagu pildikeel. Mida sa nägid sellesse aastasse? Mis nende piltide peal oli? Ja nende piltide peal oli, ma arvan, detsembris ma need pildid näitasin, et kuidas me nagu näeme seda aastat ja selle siis 2 varianti, et üks oli siis rodeo ehk et mees hobusega, kauboi hobusega tegi rodeot, teine oli siis galopi võidusõidu ajamine. Ehk et küsimus oligi, et 2021, et kumb siis tuleb, olles siis detsembris 2020, selles hetkes sügavas koroonas, et mida me näeme, et mis 2021 toob. Ja mis see siis, see oli nagu selline väike prohvetlik vaade sellesse aastasse, et sellist aastat sa tegelikult päris ette nagu ei näinud? Ei näinud. Et selles mõttes me ei ole selles aasta lõpus, aga me mõlema nende pildiga minu meelest päris edukalt nagu sõidame, et ei saagi nende vahel valida, et see on nagu kombinatsioon nendest mõlemast. Selles keeles me räägime sellepärast, et hobused ja see teema on sulle endale hingelähedane teema, lihtsalt kuulajale nagu taustaks. Ma räägin hobuste keelt. Sa räägid hobuste keeles. Täna räägime siis nii kinnisvara keelt hobuste ja panga keeles ja püüame selle nagu kuulajatena tuua lihtne ja kiire ülevaade sellest, mis tegelikult hetkel nagu kinnisvaraturul ja läbi just panga võib-olla silmade ka ühe poolt toimub, et kuidas praegu pank hetkel seda olukorda nagu hindab ja ma võtan selle vaatekoha just selle sama teise pensionisamba vabanenud raha. Lisaks sellele, et inimesed tehnikapoodidest omal uut tehnikat ostavad, on tegelikult tunne, et nad ikkagi ostavad kinnisvara ka tunduvalt aktiivsemalt. Kuidas, Kätlin, sina näed seda panga poolelt? Ja, et see aasta on hästi põnev olnud selles osas, et see on nagu niimoodi nagu punktuaalselt alanud, et see algas 1. jaanuaril, kui kinnisvara aktiivsus ja laenuturu aktiivsus sisuliselt 3 võrra üleöö kasvas. Siis kui, kas see oli 1. juuni või kuskil seal juuni alguses tuli see sajandi suvi, siis see kukkus. Terve suvi Eesti inimesed siis võtsid rahulikult, nautisid, puhkasid koroonast kõigest muust. Saabus 1. september ja jälle me oleme selles rallis, et sa näed seda kinnisvara poolelt, et seda ma hetkel ei oska hinnata, aga laenu poolelt küll, et see aktiivsus on jälle 3 üleval sisuliselt üle öö ja me näeme küll, et palju pensioniraha kasutatakse ka oma finantseeringuna kinnisvara ostmisel, aga mitte ainult, et mitte nii, et see oleks nii, et see pensioniraha on mu ainus oma finantseering, vaid see on nagu üks osa, et üks on nii-öelda siis säästud või on see kuskilt mujalt saadud ja see pensioniraha on nagu ka üks osa, mis läheb nagu sissemakseks. No arusaadav, ma arvan, et inimesed käituvad praegu selles osas mõistlikult, et kui nad vähegi, ühesõnaga, ma arvan, aru saanud, et signaal on erinevaid, on see siis mõistlik otsus või mitte mõistlik otsus, et kui inimese otsus juba on teinud, siis täna tegelikult investeerida sellisesse püsivasse väärtusesse nii ka kinnisvarasse on ju mõistlik ja eriti kui veel pangalaen juurde võtta, et võimendada seda oma kapitali, kas siis investeeringuks või siis ka oma koduks, eks ole, kui kellelgi on täna olnud nagu soov oma elu järge parandada, eks ole. Et siis tegelikult ju pank on täna avatud laenu andmisele ja võib-olla võiks ka öelda nii, et mitte et rohkem kui kunagi varem, aga sellisel õiglasel ja stabiilsel tasemel on pank väga avatud ju täna laenu on nii. Absoluutselt, et kui me võrdleme võib-olla selle eelmise kriisiga, kus pangad ka hakkasid hullu panema ja andsid laenu võib-olla nendele inimestele, kellele see ei olnud jõukohane ja sellises väärtuses vara vastu, mida ei peaks tegema, et siis nüüd on see ikkagi väga mõistlik ja tasakaalukas, et viimase 3 aasta jooksul sellised põhinäitajad, et näiteks, et mis on nagu finantseerimise määr vara vastu, see on kuskil seal 70-75 kandis, see pole muutunud.
laenude ja sissetulekute suhe on kuskil 30% peal samamoodi stabiilselt püsinud. Kogu kinnisvaratehingute arvust laenuga finantseeritakse kuskil 60%, samamoodi on see olnud nagu stabiilne. Ehk et see pankade laenupoliitika on väga mõistlik olnud. Nüüd, mis kliendi jaoks on paranenud, on küll intress, et see on nüüd sellel aastal alla tulnud. Ehk siis kodulaenu saab osta siis tavapärasest veel soodsamatel tingimustel. Mis see praegune selline keskmine intress on ja ma saan aru, et see intress on ikkagi kliendipõhine lõpuks, aga mis see selline average keskmine on? Turuintress, turu keskmine on kuskil 2,1 ja jah, loomulikult, et see sõltub enne kõike kliendist, kliendi profiilist, tema sissetulekutest, kus ta töötab, kui kaua, tema säästmisvõimekusest, et varast, mis ta ostab, oma finantseeringu suurusest, kõigest sellest. Absoluutselt. Nii, laenamise kriteeriumitest. Võib-olla, sa ütlesid tegelikult selle ka välja, et tegelikult on läinud paremaks igal juhul see kvaliteet, see laenu kliendi kvaliteet, aga ma mõtlesin seda kuulates, et tegelikult on ju 10 aastaga ja rohkemagi eelmisest kriisist möödas üle 10 aasta ja siis inimeste jõukus on kasvanud. Et tegelikult see on ka kindlasti üks nagu väga oluline nagu aspekt selle laenamise ja elatustaseme või elukoha nagu parema elukoha järele, et su jõukus on lihtsalt kasvanud, et eestlane on saanud jõukamaks. Ja, et see on see, et kui kinnisvara hindadest räägitakse, et hinnad on nii-öelda ajalooliselt kõige kõrgemal tasemel, et siis tegelikult ei ole mõtet vaadata ainult hindasid, vaid ka ostujõudu. Ja kui me võrdleme seda eelmise buumiga, siis ostujõud praegu on ikkagi 2 korda suurem. Absoluutselt, nii et. Aga kuidas pank näeb seda hinnarallit, et tegelikult see, mis on toimunud siin ka viimase paari aasta jooksul ja täiesti paradoksaalsel viisil, et kui me räägime sellest, et ühelt poolt on meil olnud pandeemia, kus ärid ei ole saanud teha äri sellisel viisil just kui turiste tänaval ei ole, vaatad välja, küsid või kui näed turiste, siis vaatad suurte silmadega, et näed turist on linnas juba. Aga selle kõige keskel on tegelikult kinnisvara hinnad olnud tõusulaines. Milline on see pangavaade nende hindadele? Kas see on see jätkusuutlik? No me näeme, et see on pigem lühiajaline ja selle on tinginud just see, et kui see koroona esimese ajal pakkumine ja nõudlus kukkusid ära, siis tegelikult nõudlus taastus siis pakkumisest oluliselt kiiremini, mis tekitaski sellise nagu defitsiidi efekti ja vahepeal oligi turul seda Rauli siis hästi promotud FOMO efekti ehk et fear of missing out, kus siis kliendid nagu tundsid, et kõik ümberringi ostavad, tegutsevad, ma pean ka nagu siuke psühholoogiline nagu surve. Aga tegelikult selle taga oli ka ju vajadus, et miks see nagu nõudlus nii kiiresti taastus või nii-öelda järsku üles viskas, oligi see koroonast tingitud vajadus muuta oma elutingimusi. Ehk et kõik need pered, kes elasid seal siis pead jalad koos oma lastega, nägidki, et kas neil on vaja ühte tuba juurde ja kuna see maailm tõenäoliselt on muutumas selle kodukontori kontseptsiooni osas, ehk et ongi vajadus kas suuremat korterit või mingi korterist majja või juurde sellele korterile suvilat, et see oli nagu põhines tegelikult ka reaalsel vajadusel. Ja lisaks klientide hoiused sellel aastal on väga märkimisväärselt kasvanud, ehk et klientidel on raha üle ja nad tahavad nii-öelda oma elujärge parandada ja investeerida kinnisvarasse. See kostub igati mõistlik, et ma arvan, et see on tunduvalt mõistlikum kui osta omale uus telekas või mingi muu tehniline vidin, mille väärtus langeb sellel hetkel, kui sa selle ostsid või uus auto, kuigi mõni aasta vana auto sõidaks veel suurepäraselt. Ma ei taha sellega kellegi moraali lugeda, aga kinnisvara inimesena ma lihtsalt tean, et see on midagi, mida saab jätta ka järeltulevale põlvele. Nii et ma arvan, et siin saab ainult paremaks minna, aga võib-olla meie kuulajate seas on inimesi, kes nüüd hakkavadki mõtlema, et olgu, mul on jäänud mingit raha, ma mõtlen, et võib-olla seda ei ole piisavalt, siis esimene järjekorras on hea rääkida mõne kinnisvara spetsialistiga, kas tarkvaramaakleritega teemal, et mida on osta, mida on pakkuda, mida pakkuda turul on ja siis loomulikult rääkida ka pangaga läbi ja võtta kätteliga ühendust, aga võib-olla esimene küsimus on ka see
see finantseerimine, et mida pank täna finantseerib, et kas või alustaks sellest, et inimene mõtleb, et aga ma ostan maad ja kõik inimesed ei taha seda osta Tallinnasse, tahavad osta seda kuskile Kesk-Eestisse või no kuhu iganes Eestis. Et milline on see nagu seal võimalus nagu pangaraha kaasata? See maa finantseerimine on võib-olla selline siis ainus eelmise siis kriisi produkt, mis on jäänud suhteliselt konservatiivseks pankade poolt. Küll aga seal on võimalused. Ehk et meie näiteks finantseerime maad nii, et kui kliendil on plaan, et ta ikkagi kui ta tuleb nii-öelda ehitusprojektiga ja eelarvega, et ma hakkan maja ehitama, siis ei ole mingit küsimust seda maaostu finantseerida koos selle maja finantseerimisega. Aga ma saan aru, et su küsimus on pigem see, et ma ostan maa ja siis mingi... Ma panen raha nagu maasse kinni. Panen maasse kinni. Üks variant on, et kui sul on teine kinnisvara, et sa saad selle teise kinnisvara vastu võtta laenu, et siis osta seda maad. Et ükskõik kui palju selle maa ostust sul siis seda finantseerimist vaja on. Aga täna lihtsalt maa tagatisel laenu võtta väga pangad ei taha seda teha. Veel ei ole nii likviidne. Just. Et ma olen kirjutanud siin mõned kuud tagasi ühe artikli, mis oli natuke provokatiivne, aga ma usun sellesse, et Eesti kinnisvara muutub igal pool likviidseks. Või ütleme, likviidsuse kasvu on drastiline. Ma vaatan seda lihtsalt puhtalt Skandinaavia pealt, et kuna maad ei teki juurde, siis ma arvan, et suures osas on maa täna alahinnatud. Aga seal on oma põhjendus, seal on see, et vähene jõukus, teine pool on infra, mis ei ole igale poole sellisel viisil välja kujunenud, rääkimata elektrist, kanalisatsioonist ja nii edasi. Aga ma tegelikult usun, et me räägime sellest, et kinnisvara väärtus Eestis igal pool kasvab drastiliselt. Ja mõnel on seda raske uskuda, aga seal on üks väga lihtne loogika. Kinnisvara ei teki juurde. See lihtsalt on, sa saad luua sinna väärtust. Nii et ma arvan, et ühel hetkel võib-olla vaatavad ka pangad või ütleme, kui majandus ja eluolu on nii palju paranenud, et see likviidsus kindlasti tekib ka panga jaoks. Ei, absoluutselt täiesti võimalik. Ma arvan. No seda me näeme. Ühesõnaga me alustasime maast, me räägime sellest, mis puudutab likviidsusest üldse üle Eesti, et LHV on valmis täna laenu andma tegelikult kinnisvara vastu või kinnisvara ostuks üle Eesti. See ei ole ju ainult Harjumaa, see ei ole ainult Tartu, see on tegelikult... Ikka. Üle Eesti, et kliente on meil, me alustasime Tallinn-Tartu, et kus meil ka kontorid olid, aga kuna meie digilahendused on niivõrd võimekad täna, et siis ja kodulaenu on võimalik võtta puhtalt siis oma kodu diivanilt lahkumata, et see protsess on nii lihtne ja kiire, et siis igast Eesti nurgast on võimalik kinnisvara osta ja ka laenu taodelda. Hiljuti just lugesingi seda ühte uudist, et olete üks nendest pankadest, kelle tõesti äpist on võimalik teha selliseid asju, mida lausa telefoni äpist on võimalik teha selliseid asju, mida siis mõni pank võib-olla alles unistab või planeerib, mis on suurepärane, kliendile väga kasulik. Vahest kostub turult, et muusikud ja sellised, ütleme, loomeinimesed ja ma seminarilt, teie LHV seminarilt ka kuulsin, et näitleja Kalmeti suust, et mõnigi inimene on öelnud, et teistest pankadest ei saanud laenu, sest see amet ei sobinud. Kuivõrd oluline tegelikult panga jaoks see amet on, et mida inimene peab laenu saamisel? Eks ta ikka oluline on, et kui me teeme seda kliendi profiili analüüsi, siis see on nagu nii-öelda üks komponent, et kus sa töötad, kellena sa töötad, kui kaua sa seal töötanud oled ja kui palju sa palka saad või sissetulekut saad. Ja kuidas me mõtleme seal juures on see, et kuna me anname välja väga pika laenu, ehk siis kõige pikema laenu üldse 30 aastaks, et mis on see nii-öelda sissetuleku jätkusuutlikkus, mis on pankadel siis kohustus hinnata. Ja kui palju seal on seda nii-öelda upside'i, et kui me anname sulle laenu väga piiri peal, ehk et meil on ette antud siis piirid, kui palju sinu sissetulekust võib sul kohustusi olla. Et kui me anname seal piiri peal, siis meie jaoks on väga oluline see analüüs sinna juurde, et tuleviku perspektiiv sellel ametikohal, selles ettevõttes või selles valdkonnas, et kuidas me näeme. Ütle veel see üle, et kui palju mu sissetulekust võib siis laenu peale minna, et kui palju peab jääma seda puhvrit? Ja, et kõik kohustused kokku võivad sinu sissetulekust olla siis 50%.
aga nüüd üks erisus, mis on kodulaenul, mida kliendid ei tea, aga kõik pangad peavad kalkuleerima siis kodulaenu kuumakseid intressiga kuus. Ehk et pankadel on kohustus võtta sisse siis võimalik Euribori tõus. Et seetõttu, kui me nii-öelda arvutame seda sinu palgast, palju sul kohustusi on, et siis me ei võta seda kodulaenu mitte selle turu keskmise intressiga 2,1-ga, vaid võtame 6-ga. Ja see on selline nii-öelda, kliendid ei tea sellega arvestada, et kui nad ise mõtlevad, et ma saan 1000 eurot palka ja võiksin kodulaenu makset maksata 500 eurot, et siis tema kalkulaatoris näeb seda 500 eurot turu keskmise intressiga, aga tegelikult pangad võtavad seda hoopis konservatiivselt. Just selleks, et see laen ei oleks, et ta oleks jõukohane ka siis, kui turutingimused muutuvad. Minu seminaris sa tõid ka selle välja, et tegelikult on sellega päris hästi, et see protsent, mis see osakaal praegu on, kui palju seda puhvrit inimestel jääb, on tegelikult nagu suurem kui isegi nõutud või? Ja see on nii-öelda tegelike laenumaksete pealt on see osakaal ehk et turu keskmine on siis 30% on siis kohustusi sissetulekust klientidel, et aga see 50% on siis arvestuslik on selle kõrgema intressimääraga, et tegelik olukord on väga hästi ja seda näitab ka see, et võlgnevuste osakaal turul on väga väike ehk et kliendid saavad kenasti hakkama oma kodulaenu maksetega, võlgu ei jää ja kõik on hästi. See on suurepärane, seda on nii hea kuulda ja eriti arvestades seda, et inimesed ju täna mõtlevad jätkuvalt tagasi kas eelmist kriisi või sellele, et kas nüüd on ka kriis ja tegelikult me näeme seda, et inimesed on olnud paremini valmis selleks võimalikuks nagu tagasilöögiks. Võib-olla puudutame veel uusarendusi, et LHV on olnud iseenesest küll investeerijana või ütleme siis on aidanud neid arendada ja ehitada, aga kui inimesed täna tahavad uusarendustes osta kinnisvara, siis teil on veel eraldi toode nagu roheline laen. Et võib-olla sa annad natukene sinna seda tausta, et mis see roheline laen endast kujutab? Ja, et roheline kodulaen on siis meie kõige uuem laenutoode, et eelmisel aasta suvel me sellega välja tulime ja see on tegelikult siis mõeldud A-energiaklassi kinnisvara ostuks või ehitamiseks. Ehk siis ja seal me pakume tegelikult väga häid tingimusi, et olenemata kliendi profiilist, klient saab intressi 1,95, mis on siis alla turu keskmise, kui ta ostab või ehitab A-energiaklassi vara ja see toode on meil väga kõvasti populaarsust kasvatamas klientide hulgas, et me oleme ka A-energiaklassi arendustele välja pannud oma info, et kliendid teaksid seda küsida ja nii palju, kui see teadlikkus kasvab, nii palju rohkem seda ka taotletakse meilt. See on suurepärane žest panga poolt, et sellise rohelisse, ütleme siis see ökojalajälge, et ta väiksem või mõistlikum jälg ja vaadata siis seda nagu läbi kinnisvara vaate või sellise nagu, see on suurepärane. Nii, me oleme rääkinud laenusaamise kriteeriumist, me oleme rääkinud, kuidas pangal läheb, me oleme rääkinud hindade kasvust või langusest. Kusjuures mul tuli eelmisele ühe selle sinu mõtte peale, et suve alguses inimesed võtsid rahulikumalt. Meie analüütik Mihkel Helist kirjutaski minu meelest juunikuus ja kirjutaski just seda, et kummaline, aga päike ja piirangute leevendamine on toonud kinnisvaraturule rahu. Siis alguses oli seda nagu kummaline lugeda, et mis mõttes see mõjutab, aga tundub, et tegelikult inimesed tõepoolest suvel võtsid väga palju rahulikumalt ja nautisid suve ja Eestimaa turismiobjekte, nii et see mõjutas kindlasti ka kinnisvaraturgu ja siis ka panga laenu mahtusid seal juures. Okay. Ja, aga ega kogu aeg ei saagi 200-ga panna, et ma arvan, et see oli väga mõistlik, et võeti aeg maha ja Eestlane oma töökuses just peab õppima vahest siis nagu lülitama välja ja puhkama ja nüüd on uus hooaeg alanud. Kuidas te vaatate seda järgnevat kvartalit või ütleme peaaegu, et viimast kvartalit? Tundub, et läheb samas tempos edasi? Tundub, et me oleme kevadest tagasi, et vähemalt selle septembri alguse pealt on küll näha, et sellel aastal mingisuguseid ennustusi teha on päris keeruline, et kui tavapäraselt mingid loogikad kehtivad, et siis hetkel on väga palju uut selles aastas, et
esmakordselt laekus Eesti inimeste kontodele selline summa vaba raha nagu 1,3 miljardit eurot, et me saame näha, kuidas seda kasutatakse. Teiseks koroona mõjud, et väga põnev on. Absoluutselt. Ja värske turuülevaade Arkovara kinnisvaraanalüütikus Mihkel Eliste Sulest ütleb ka, et augustis tehti 1982 korteriturul müügitehingut, mis on 8,1% enam kui aasta tagasi. Ehk siis ka augustikuu oli tegelikult aktiivsem. Nii et tundub, et turg liigub edasi. Minu käest on sageli küsitud, et Elari tahaksin kinnisvara osta, ei ole enam midagi osta. Selge on ka see, et portfell on vähenenud ja me näeme tegelikult seda portfelli väikest langust, aga üllatav, et arendajatel on tegelikult tagataskus päris palju kinnisvara veel ja planeeringufaasis. Ja minu meelest su esituses oli ka näha, et tegelikult see ehitusteatiste või detailplaneeringute algatuse number on tegelikult olnud tugevas kasvus. Ja sellel aastal ikkagi ehituslubasid ja ehitamist alustavate projektide arv, et oli nagu poole aasta numbrid olid siis oluliselt nagu eespool eelnevate aastatega võrreldes, et sellel aastal on palju ehitustegevust oodata ja tegelikult juba on näha ka neid uusi arendusi, mis on müüki tulemas, seda nii-öelda see vaakum hakkab nagu minevikku jääma, et mis on nagu tore, ehk et pakkumine laieneb, kliendid saavad ikkagi valida endale õige kodu, neile sobiva kodu, sest kevadel me nägime ikkagi neid hetki ka, et kui klient oli oma kodust ilma jäänud, kuna keegi pakkus üle, siis ja kui see esimene kodu oli väga põhjalikult valitud, siis tegelikult see teine kodu valiti juba nagu hirmus, et äkki ma jään ilma, et ta ei pruukinud nagu vastata kõikidele vajadustele, et ma alati kutsun kliente üles, et kõige olulisem on ikkagi kuna see on suur ost, suur väljaminek, suur kohustus, et valida selline kodu, mis vastab kõikidele su vajadustele. Nii et see oli see ingliskeelne sõna FOMO, et fear of missing out. Ei peaks kinnisvaras võib-olla sellisel kujul nagu maad võtma, et inimene peaks saama kaaluda läbi oma otsuse. Arusaadav on see, et uusi arendusi, uusi kortereid on vaja ja kui me oleme vaadanud elamufondi vananemist, siis tegelikult see on jätkuvalt kiirem kui uute ehitus ja renoveerimine. Nii et ma arvan, et järgmise 5–10 aasta jooksul me näeme kindlasti uusarenduste turul suuremat osakaalu puhtalt vajaduse tõttu, et meil on tegelikult inimestel esmalt vajadus parema elukoha järgi ja teiselt poolt siis vananev kinnisvarafond tegelikult vajab seda uuendamist. Me oleme tegelikult katnud kiiresti põhiasjad ära. Kätlin, ma väga tänan sind selle 20+ minuti eest. Ma loodan, et kliendid on saanud kätte selle info täpselt ja kiiresti otse pangast ja kinnisvarabüroost, mis neil on siis vaja. Kui teil on täna vaja pangalaenu, kodulaenu, siis võtke kindlasti Kätliniga ja LHV pangaga ühendust ja kui teil on vaja täna objekti, mida osta, siis Arkovara kinnisvarabüroo aitab teid hea meelega selles osas ja ka aitab jõuda ka pangas õigete inimestele, nii et julgelt lihtsalt võtke ühendust. Aga viimase mõtle, Kätlin, sinult, mis su klientidele veel head öelda oleks? Ma ütlekski võib-olla seda, et olenemata, et see turg on meil nagu ta on, et kas siis rodeo sugemetega ralli, et koduostuks tegelikult ükski aeg vale ei ole. Kas need kinnisvara hinnad on üleval või all? Oluline on leida endale sobiv kodu, nagu me rääkisime, kõikidele vajadustele vastav ja mina soovin sügiseks kõigile siis edukat sügist, kainet meelt, rahulikku läbikaalumist ja kiirustame aeglaselt. Super, aitäh, Kätlin.